Ja, tere! Kui paljud teist pärast sinna vibecode'imise workshopile kirja panid? Vaatame siit kohe. Okei, päris palju. Seal siis räägitakse nendest võludest. Ma siis proovin keskenduda nendele valudele ainult. Ja et võib-olla vastata sellele küsimusele, et miks mingi lambi vend Pärnust siia sellest rääkima kutsuti, et siis ma proovisin nagu ise ka nagu sellele vastust leida ja siis natukene katan enda tausta. Et kuskil 10 aastat olen tegelenud siis WordPressil põhinevate veebilehtede ja nende pluginate turvalisusega ja asutasin sellise ettevõtte nagu Patchstack. Ja nüüd täna on WordPress, ma ei tea, kui paljud siit WordPressi on kasutanud, võib-olla rohkem kui vibecode'inud, et WordPress oli siis nii-öelda see OG või siis nii-öelda originaalne platvorm, kuhu läksid siis nii-öelda, ütleme, mittetehnilised inimesed ehitama tehnilisi asju ja seal siis, ütleme, on olnud sarnased probleemid. Ja täna tegelikult siis see WordPressi maastik väga palju on hakanud nagu kuidagi sulama kokku ka vibecode'imisega ja sellest ma natukene saan ka rääkida ja sellest see on ka üks põhjus, miks siis mina olen ka nagu sattunud natukene sinna vibecode'imise maailma just siis turvalisuse poole pealt. Ja millega me veel väga palju oleme tegelenud Patchstacki sees, siis me aitame siis nendel, kes ehitavad neid plugineid erinevate siis, ütleme, WordPressi rakenduste kõrvale, on siis valinud, siis otsinud endale nii-öelda turvaettevõttena partnerit ja siis määranud siis meie ettevõtte enda nii-öelda selliseks turva, kuidas ma ütlen, point of contact'iks või siis selleks, kes siis, et kui keegi leiab nagu nende tarkvaras turvahaavatavuse ja nemad on nagu, et ma ei tea, kas see on päris või kas see ei ole, et siis nad on suunanud nagu need haavatavused meie juurde ja siis meie aitame koordineerida siis seda kogu protsessi, et kuidas see siis nii-öelda haavatavus saaks siis selle nii-öelda tarkvaratootja poolt ära parandatud ja kuidas see lõpuks siis jõuab nii-öelda avalikuks ja nii edasi. Ja siis sellega seoses me vist tänase päevani, vähemalt siis, kui ma neid slaide tegin, tänase päevani oleme siis Eesti ainuke organisatsioon, kellel on siis antud siis nende CVE-de või siis nii-öelda turvahaavatavust identifitseerimise nii-öelda koode anname meie siis nagu välja selles protsessis. Ja seda me oleme siis teinud 2021 aastast ja olnud vahepeal ka kõige, kuna WordPress nii-öelda vabavaralise ökosüsteemina on lihtsalt nii tohutult suur, et siis me oleme ka olnud mingil ajahetkel üks kõige suurema volüümi ja mahuga siis nende turvahaavatavaste protsessi. Ja võib-olla kust natukene tuleb nagu veel sellist nii-öelda valdkonna võib-olla niisugust sissevaadet mulle just nagu selle vibecode'imise poole pealt on sellega seotud, et ma olen Cloudfesti nõukogu liige. Cloudfest on siis, kui mitte maailma, siis Euroopa kõige suurem pilvetehnoloogiate konverents, toimib iga aasta Saksamaal ja siis mulle on antud seal selline roll kui küberturbe siis sellise lava või tracki organiseerija, et sellel aastal me korraldasime siis ka seal juures siis sellist nii-öelda lippude leidmise üritust või siis inglise keeles capture the flag üritust, kus häkkerid otsisid erinevate veebisaitide seest välja neid lipukesi, pidid sinna nii-öelda sisse häkkima ja sealt on nagu ka olnud huvitav vaadata, kuidas AI ja siis ütleme siis igasugune vaibimine on mõjutanud ka siis sellist nii-öelda turbe poolt sealt nurgast. Ja väga palju on meil saanud nagu sissevaadet, oleme saanud siis erinevate enda klientide käest Eestist, veebimajutus Sone, kõik vast ehk teavad. Rahvusvaheliselt on meil väga suured kliendid nagu GoDaddy ja nii edasi, et kes siis miljonite ja miljonite klientide veebilehti üritavad üleval hoida ja täna nende veebilehtede seas on siis nii WordPressi kui ka siis igasugused vibecode'itud ja AI-ga genereeritud veebirehed. Esimese asjana võib-olla eraldaks nagu ära, et mis on siis see nagu vibecode'imine ja siis teisel pool on nagu selline agentide poolt abistatud tarkvaraarendus. Et see nii-öelda agentide poolt või siis AI poolt aidatud tarkvaraarendus on siis see, kus tegelikult inimesed, kes nagu saavad aru, mis nagu see kood teeb, kasutavad siis AI-d, et siis ennast nagu selles protsessis aidata. Ja seal on üldiselt niimoodi, et seal kasutatakse mingis kontrollitud tarkvaraarendusprotsessis ja kasutaja profiil on üldjuhul ikkagi tehniline inimene, arendaja, arhitekt, kasutavad seda DevOpsi inimesed, tehnilised founderid ja nii edasi, aga põhiline on nagu see, et see kasutaja nagu saab aru, nagu, mida see kood teeb. Üldjuhul nad ikkagi käivad sellest koodist üle, valideerivad, seal on protsessid ümber ehitatud ja see on nagu selline, ütleme, uus tarkvaraarenduse nii-öelda võib-olla normaalsus.
Ja siis teine pool, millest mina siis nagu täna räägin, on siis vibe koodimine. Ehk siis vibe koodimine on selline AI-ga ehitamine ilma igasuguse insenerliku kontrollita üldjuhul. Ja kasutaja profiil on siis nagu selline mitte tehniline, vähese või siis üldse vähese tehnilise taustaga inimene, kes nagu ei hinda, kas kood on turvaline, hooldatav või korrektne, sest et tal tegelikult ei ole lihtsalt seda tehnilist oskust, et seda teha. Et see sõna vibe on ka tulnud sellest, et sa ehitad nagu seda tarkvara lihtsalt nagu vibe'i pealt. Ehk siis, et kuidas tunne on, et siis sa ütled talle, et tee nii ja kui tundub, et asi töötab, et siis ju siis on hästi ja kui ei tööta, siis vibe on kehv ja siis teed ta paremaks. Ehk siis sellest agentide poolt abistatud tarkvaraarendusest me nagu täna ei räägi. Räägime konkreetselt siis sellest vaibimisest. Ja siin on hea nagu tuua tegelikult võrdlus WordPressiga, et kuna ma olen nagu selles valdkonnas pikalt olnud, siis ma näen nagu hästi palju selliseid märke, et see nagu läheb suhteliselt samasse suunda. Et WordPressi ja siis vibe koodimise keskmine kasutaja profiil näiteks väga suurel määral kattub. Sul on enamus inimesed, kes tulid mõttele, et tahaks teha näiteks mingit ettevõtet või tuli mul siuke äge idee. Varasemalt kõige lihtsam asi seda teha oli WordPress, siis täna on sellest nagu lihtsam lahendus on seda vibe koodida ja sellest veel lihtsam lahendus on see, et lased kellelgi teisel seda enda eest teha. Ja selle põhjusel on tegelikult nii-öelda WordPressi maailmas on ju agentuurid on ju tekkinud, et täna me näeme ka siis vibe koodimise maailmas on väga palju agentuure, kes siis spetsialiseerivad nendele klientidele, kes isegi vibe'ida ei viitsi. Ja vibe koodijate hulka lisanduvad omakorda nii-öelda WordPressi kasutajatest siis veel vähem tehniline kasutaja, sest WordPressi puhul sa pead ikkagi, varasemalt oli ikkagi see, et sa pidid teadma, kuidas FTP-d kasutada ja siis selle niimoodi sinna serverisse tõstma ja siis sa pidid aru saama, et kust mingid pluginaid leida ja siis neid installima ja siis võib-olla vahepeal läks midagi katki ja nii edasi. Et siis vibe koodimise puhul sa põhimõtteliselt ju nii-öelda chatid, ehk siis kirjutad sinna sisse, mis sa nagu tahad saada ja kui sealt tuleb välja see, mida sa tahad, on hästi, kui ei tule, ütled talle kurjemini, ma tahan seda saada ja siis kuni sinna maale, et mida kurjemini sa seda ütled, siis seda suurema tõenäosusega seda sealt nii-öelda kätte saad. Kusjuures Anthropicul on endal isegi sees sisemiselt nad analüüsivad statistika mõttes, et kui palju siis nende kasutajad ropendavad. Et ropendamine pidi olema üsna hea viis, kuidas siis, kui sealt ei tule nagu see välja, mida sa tahad, et siis nagu mida rohkem sa ropendad, siis pidi tulema nagu seda parem nagu variant, et siis Anthropic selle järgi siis kohandab enda mudeleid. Ja mis me nagu veel näeme, on see, et veebimajutajad ise, siis veebimajutusettevõtted tegelikult juba näevad seda, et see WordPress ei ole enam see nagu kõige lihtsam asi, mida nagu siis nendele mittetehnilistele kasutajatele müüa, et nad saaksid midagi ehitada, vaid et see nii-öelda vibe koodimise võimalus ja võimekus on siis see, mille peale võib-olla suurem osa inimesi nüüd hakkab nagu minema. Ja see pilt on tegelikult Pärnust. Me organiseerisime aasta alguses häkatoni ja häkatoni alguses me tegime ka väikse vibe koodimise workshopi ja siin on näiteks näha väga hästi, kuidas kui ma ei eksi, siis 77-aastane Mari ehitas Node.js rakenduse, millega ta sai siis vanavanaemade laenutust platvormi siis ehitada. Et kui me mõtleme nüüd, et WordPress kui platvorm oligi ehitatud nagu tegelikult sellistele nagu pigem mittetehnilistele inimestele, et väga lihtsalt ehitad plugineid, siis Node.js kui rakendus on ikkagi süvatehnoloogiline platvorm ehitatud ikkagi pigem arendajatele. Et täna see vibe koodimine on toonud selle Node.js siis põhimõtteliselt nagu veel vähem tehniliste inimeste ette, kui seda on WordPress. Ja sellega on siis seotud erinevad riskid. Et samasugused riskid siis ka, mis selle sama kasutaja poolt tulevad, mis on olnud WordPressi puhul, nüüd need riskid lihtsalt nii-öelda kanduvad ümber siis sinna nendele vibe kooditud rakendustele. Ehk siis see sama kasutaja üldjuhul, kes nii-öelda WordPressi ehitas ja kes nüüd vibe koodib, tema põhimõtteliselt keskendub ainult funktsionaalsusele. Et see, mis nagu väliselt toimub, on ainuke oluline asi. See, kas sul sees asjad nagu on katki või rakendus võib-olla kuskilt nagu mingisugustes olukordades tegelikult üldse ei tööta, et seda üldiselt ei oska isegi nagu ise kontrollida. Ja sealt tegelikult tekib tihtipeale ka väga palju nagu sellist tehnilist võlga, kus lõpuks keegi ei julge nagu seal rakendusega mitte midagi teha, sellepärast et kõik asjad, mida sa hakkad hiljem muutma, siis võivad selle asja katki ajada ja siis nii-öelda hoidud nagu pigem sellest.
Ja samamoodi nagu WordPressi maailmas siis kasutajad usaldavad absoluutselt igat WordPressi pluginat ja vibecoodides samamoodi usaldatakse igasugust Node'i package manager'ist tulevaid tarkvara siis neid teeke või siis pakette. Ja sinna juurde ka siis ka seda koodi, mida see AI nagu sulle soovitab ja genereerib. Et jällegi WordPressi kasutajal ei ole olnud kunagi nagu seda tehnilist teadmist vaadata tegelikult sinna selle plugina koodi sisse. Tema lihtsalt vaatab, et näed, sellel pluginal on 25 tärni siis mingisugust tagasisidet jäetud ja kõik ütlevad, et töötab jube hästi. Tegelikult, mis seal nagu taustal koodi sees toimub, keegi pole võib-olla isegi kontrollinud. On ju. Ja siis, kui kontrollitakse, siis tuleb välja, et umbes 10 000 veebilehte, mis selle pluginaga on seotud, järsku on haavatavad ja siis kõik jooksevad hästi kiiresti paikama või siis häkkerid teevad seda lihtsalt ennem ja kasutavad neid haavatavusi ära. Et sarnane olukord on siis vibecoodimisega. Me tegime siin enda ettevõtte sees teste, kus me kasutasime siis neid kõiki üldlevinud vibecoodimisplatvorme, Lovable ja siin on Base44 ja Bolt DIY ja nii edasi. Ja siis me võtsime siis nii-öelda, et me teeme nii-öelda kasutame ainult ühte siis seda prompti või ühte käsklust ja laseme tal ehitada siis veebilehe. Ja kui WordPressi puhul on siis selline keskmine arv pluginaid mingi veebilehe kohta on kuskil 20, siis kui sa vibecode'id rakendust, siis sul tuleb kuskil 100 erinevat siis tarkvara juppi, mida siis AI sinna sulle sisse erinevatel põhjustel paneb. Et see kõik nagu hiljem siis tegelikult seda peaks uuendama ja haldama. On ju. Ja siis, kui veebileht ja rakendus on valmis ja siis uuendused üldjuhul unustatakse ära, et tegelikult ei huvitata, et ma sain selle asja valmis, panin ülesse. Nüüd ma lähen nagu enda muude asjadega tegelema, et me oleme nagu näinud aastakümneid tegelikult juba, kuidas WordPressis on see sama probleem, et sul istuvad need nii-öelda ehitatud veebilehed, mida hiljem ei uuendata ja siis veebimajutajad on sellega kimpus ja siis kasutajad tegelikult reageerivad selle peale alles siis, kui need on nii-öelda maha häkitud või siis veebileht kukub maha ja järsku ei tule enam kliendi kirju sisse, et siis on nagu see koht, kus nagu reageerima hakatakse. Et seal on nagu kaks põhjust, et üks on see, et lihtsalt ei peeta seda oluliseks või siis teine põhjus on see, et sul on tekkinud juba see tehniline võlg, kus kui sa midagi uuendad, et siis veebileht läheb katki ja siis kardetakse üldse midagi uuendada. Ja üldiselt tegelikult see konkreetne kasutaja sihtgrupp väga ei mõtle turvalisuse peale, et hakatakse mõtlema turvalisuse peale sellel hetkel, kui nagu midagi katki läheb või siis nad mõtlevad turvalisuse peale, aga neil ei ole nagu eriti head teadmist, et kus kohast üldse alustada. Ja siin ongi, et see sama ajalugu siis nagu natukene nagu kordub, et täna veebimajutusettevõtted kõik hästi kiiresti üritavad minna sinna nii-öelda nende AI ehitatud rakenduste hostimisse, et ma ei jõua kokku lugeda, paljud meie partnerid on viimase mingi 3 kuu jooksul siis tulnud välja siis Node.js siis hostimisega, mille peale siis enamus vibecoodimisplatvormid neid rakendusi loovad ja tegelikult mida on juba turul näha on see, et Lovable ja siis kõik need vibecoodimisplatvormid tegelikult ise muutuvad ka hostideks, sest et see klienti tüüp, ta ehitab selle asja ühe korra valmis ja siis tegelikult enamus raha, mis siis hakatakse sealt pärast teenima, jäädakse teenima tegelikult selle pealt, et seda asja tuleb siis nagu ütleme 3-4 aastat üleval hoida, ehk siis põhimõtteliselt enamus rahast siis sinna Lovable'ile näiteks makstakse tegelikult hostingu eest. Ja samamoodi tehakse need rakendused või veebilehed valmis ja siis jäetakse need hooldamata. Et need ajas muutuvad järjest ebaturvalisemaks, sellepärast et seal need erinevad tarkvarapakid siis nii-öelda muutuvad leitakse nii-öelda haavatavusi nende pakkide sees, mis on uuendamata ja siis rakendused sellest sõltuvalt ka muutuvad ebaturvalisemaks. Ja see on täpselt sama lugu on siis olnud alati nii-öelda WordPressi maailmas ka. Ja neid rakendusi siis häkitakse ja need kasutajad hakkavad alles sellest süüdistama nii-öelda teenuse pakkujat. Et me oleme seda ka nagu näinud, kus nüüd kliendid, kes kasutavad näiteks Lovable'i, ehitavad seal sees midagi valmis, tegelikult ise nagu eriti ei hoolda või ka turvalisusele tähelepanu ei pane. Ja siis, kui üks hetk nagu avastavad, et keegi on sealt siis andmetega välja jooksnud, siis nad süüdistavad Lovable'i või seda platvormi ennast, et kuule, mis mõttes, et ma ehitasin siin teie platvormile endale nii-öelda rakendus,
rakenduse ja nüüd see on maha häkitud, et miks ta nagu turvalisusega ei tegele, on ju. Et siin eriti veel siin nagu hea näide on nagu see, et Lovable ise ka nagu reklaamib ennast kui secure by design, on ju. Et siis kliendile, sellele mittetehnilisele kliendile tegelikult on see nagu üsna siuke raskesti arusaadav, et mida see siis tähendab, et kas see siis turvalisus on nüüd siis selle platvormi poolt või see turvalisus on tema poolt. Ja ise siis veebimajutajad, kuna nad näevad, et need kliendid nagu tegelikult ei halda neid, siis nad üritavad nagu ise hallata. Ja siis tullakse välja igasuguste, WordPressi maailmas oli samamoodi, et alguses oli nii-öelda shared hosting või siis nii-öelda jagatud hosting või enne seda oli üldse see, et sa pidid ise endal sinna serveri sebima ja siis panema sinna FTP-sse need failid ülesse ja siis hostingud hakkasid tekitama sellist nii-öelda managed hosting lahendust, kus nad siis nii-öelda kliendi eest tegid nagu need asjad ära, uuendasid seal taustal tarkvara ja nii edasi. Et siis täna me näeme nagu täpselt sama asja juhtub ka nagu nende AI genereeritud rakendustega, et hostid tulevad välja siis nii-öelda managed lahendustega, kus nad siis nagu kliendi eest uuendavad kõiki neid JavaScripti pakke ja nii edasi, et siis need rakendused ei muutuks nii-öelda haavatavaks ja et nad oleks uuendatud. Ja siis tuuakse juurde siis ka igasugused turvalisust pakkuvaid lisasi. Hostingus tulid juurde backupid, igasugused pahavara skännimised ja nii edasi, et siis täna me näeme, kuidas täpselt sama asi kordub, et tuuakse nendele AI ka genereeritud rakenduste ümber samamoodi jällegi backupi pakkumisi ja siis üritatakse nagu nii-öelda traditsioonilised hostid siis üritavad nagu neid AI genereeritud või vibekoodimisplatvormi kliente nagu siis endale üle tuua sellega, et neil on seal ümber siis lahendused, mis nagu neid turvaprobleeme siis nii-öelda kliendi jaoks justkui nii-öelda haldavad ja ära lahendavad. Ja siis, kus me oleme täna WordPressi maailmas, lõpuks me jõuame siis sinna, kus see turvalisus muutubki järjest olulisemaks ja kõik hakkavad end reklaamima turvalisena ja siis lõpuks klient annab vastutuse ära. Ja siis tekib väga palju probleeme, sest et siis muutub turvalisus natukene nagu rohkem selliseks reklaami võtmes asjaks, mida me väga paljude hostide puhul oleme näinud ja kui klient annab vastutuse ära, siis tegelikult keegi ei võta seda vastutust nagu teiselt poolt vastu. Ja seal on mis nagu sellised enam levinud probleemid siis lõpuks on, et siin on üks siis Twitterist või mis iganes X-ist väljavõte, kui siis Lovable sai väga nagu, see oli tegelikult isegi kursori puhul jah, et kui see sai nagu väga populaarseks, et siis mittetehnilised inimesed läksid sisse, hakkasid enda nii-öelda SaaS tooteid või siis selliseid subscription põhiseid tooteid ehitama ja siis avastasid, et nad ise nagu ei ole tehniline ja ehitab ja siis, et mis mõttes, et seal on nagu mingid halvad inimesed on, kes tulevad ja hakkavad seal minu rakenduse sees mingeid asju tegema, et täielik üllatus nagu, et ma olen ehitanud mingi asja valmis ja siis on mingisugused inimesed, kes tulevad, hakkavad minu andmebaasi siin ise mingeid kirjaid tegema ja kasutavad mu toodet ilma ära, et ei maksa mulle ja kuigi need on tegelikult turvahaavatavused, mis seal rakenduse sees olid, aga temale tuli nagu siis üllatusena, et üldse on nagu selliseid inimesi olemas maailmas, kes siis nagu seda neid turvahaavatusi ära kasutab, on ju. Et see näitab nagu seda, kuidas see mittetehniline, et kui sa paned selle tehnilise asja kokku nagu selle võib-olla mittetehnilise kasutajaga, et seal tulevadki lõpuks üllatused ja siis turvalisuse peale hakatakse mõtlema alles nagu peale seda. Ja praegu nagu tänasel hetkel, mis on nagu sellised kõige, ütleme, levinumad probleemid on see, et tehakse rakendusi, mis sisaldavad ettevõtte personaalandmeid ja mis lähevad kogemata avalikuks. Ma toon selle kohta kohe näiteid ka, aga see on näiteks üks suur konkreetne probleem, mis hetkel on väga paljudel nii-öelda startupidel ja ka suuremate ettevõtete sees. Siis vibe-koodimises hakatakse ehitama autentimist või siis mingisugust autoriseerimise loogikaid ja kas need täielikult puuduvad või siis need on vigased selliselt, et sul on nagu, sa nagu justkui autentid ennast sisse ära, aga vahet ei ole, mis kasutajatüüp on, kõik saavad näiteks administraatori õigused, on ju. Et selliseid asju juhtub väga palju või siis ei olegi üldse seal autentimist ka nagu absoluutselt ees. Ja mida on samuti palju juhtub, on see, et vibe-koodijad kopeerivad igasuguseid erinevaid API võtmeid sinna nii-öelda nendesse chati promptidesse, environment failidesse või siis isegi nii-öelda front-endi ja enda nii-öelda GitHubi avalikudesse repodesse. Et siis need API võtmete puhul on see, et saadakse siis ligipääsud sinna nii-öelda rakenduse nii-öelda tahapoole või tahatuppa nii-öelda, kus siis on võimalik põhimõtteliselt mida iganes teha ja nagu need rakendused nii-öelda üle võtta. Ja siis seal on see sama probleem, mis on nii-öelda WordPressi maailmas, on haavatav tarkvara,
kõik ehitavad ja hästi põnev on ehitada, aga hooldada ei ole nii põnev, ehk siis hooldada ei pea, et siis ei hooldata. Kõik võimalikud tarkvarapaketid ja siis tarneahela rünnakud on nagu väga selline levinud probleem, eriti selles nii-öelda Node.js ja NPM-i maailmas. Ja siis on veel selline tore asi nagu slop squatting, mis tähendab seda, et AI, kui ta nagu genereerib sulle seda rakendust valmis, siis ta tuleb välja igasuguste mingite tarkvarapakettidega, mida ta tahab sulle nagu sinna sisse installida, aga mida ei eksisteeri. Ehk siis nagu nii-öelda hallutsinaats, ma ei tea, kuidas öeldakse, ühesõnaga, et ei eksisteeri neid, aga häkkerite jaoks kohe uus võimalus, tekitame need ja siis nad põhimõtteliselt neid slopitud siis pakettide nimesi võtavad üle ja siis tegelikult tekitavad siis pahavarapakke ja kliendid siis AI siis nii-öelda soovitab installida sulle seda pahavara siis nii-öelda juba ehitamise faasis. Et see on nagu selline üks asi, nagu, mis on ka praegu üsna levinud. Ja ma toon nagu natuke näiteid siia nagu nende kõikide punktide kõrval, et näiteks, et tehakse rakendus, mis sisaldab siis ettevõtte personaalandmeid ja mis läheb kogemata avalikuks. Konkreetne asi juhtus näiteks Lavapõliga siin mõni, ma ei tea, 6 aega või mis iganes tagasi, kus nad tunnistasid, et nad tegid siis tarkvara enda platvormil rollbacki, ehk siis nii-öelda nad viisid siis ühe konkreetse funktsiooni nagu siis nii-öelda varajasemasse olekusse ja siis selle kogemata siis põhimõtteliselt saidid, mis olid siis avalikud, nende siis lähtekood ja siis nende promptide ja chatide ajalugu muutus avalikuks. Lavapõli sees on olnud alati selline funktsionaalsus nagu remix. Ehk siis, et kui sa ehitad seal midagi valmis, et siis sa saad nagu, ma ei tea, öelda sõbrale, et näe, sa võid siit nagu endale ka sellest nagu midagi edasi arendada nii-öelda. Et see on nagu natukene nagu forkimine, nagu, mis on siis nii-öelda vabavaralises maailmas, aga see on nagu kuidagi nad üritasid nagu sellega tegelikult turgu saada kiiresti, et nagu inimesed saaksid siis nii-öelda mingisuguste templiitide peale ehitada asju. Aga siis selle remiximise juhul oligi nagu see, et kui sul oli võimalik midagi remixida, siis sa said tegelikult selle lähtekoodi sealt välja ja sa nagu nägid sinna sisse. Ja mis probleem oli selles, et tegelikult inimesed olid ammu ära unustanud selle remiximise ja tegelikult inimesed Lavapõliga ehitasid juba nagu ettevõtete sisemisi mingisuguseid tööriistu, ehitasid enda mingisuguseid tooteid, mida nad olid juba klientidele müünud ja nii edasi. Ja siis järsku kuskil samamoodi Twitterist tuli välja, et kui sa tead projekti avalikku siis URL-i või siis seda avalikku linki, et siis sul on põhimõtteliselt võimalik välja tõmmata kogu see nii-öelda lähtekood ja lisaks siis vaadakata ka siis kogu seda promptimise ajalugu, et kuidas see leht tehti. Ja nüüd probleem on see, et seal need promptimise ajaloos oli väga palju API-võtmeid, igasuguseid paroole ja nii edasi ja kõik see nii-öelda muutus avalikuks. Ja siis alguses Lavapõli ütles selle peale niimoodi, et Lavapõli ei tohiks kunagi kasutada nagu toodete ehitamiseks, on ainult prototüüpimiseks ja et nemad on alati öelnud klientidele, et see on avalik. Aga siis hiljem nad nagu tunnistasid seda enda viga, et see tegelikult oli kogemata ja nii edasi ja siis oli hästi palju nagu vabandusi tuli nagu siis nii-öelda nende enda poolt järgi. Siis CVE-d, ma ei tea, kui palju teavad, mis CVE-d on, et need tarkvarahavad ja need koodid on ja. Lavapõlile määrati CVE siin 2025 aasta lõpus, mis lubas siis autentimata lugeda ja muuta saitide andmebaasi tabeleid. Ja seal oli nagu probleem selles, et iga rakendus, mis nagu Lavapõliga tehti, seal oli igal pool oli täpselt see sama viga. Ja siis määrati Lavapõlile siis nii-öelda see konkreetne nagu haavatavuse number, sest see oli seotud Lavapõliga. Aga ma pärast tulen selle juurde tagasi, sest see on nagu huvitav asi, millest ka veel korraks eraldi rääkida. Ja siis 2026 aastal on tehtud erinevaid analüüse, kus on tuvastatud nii-öelda, siis Supabase on siis nii-öelda taustaplatvorm, mille peal on nagu Lavapõli, kus on andmebaasid on sees nii edasi, et kuskil 11% nendel Supabase'il põhinevatest rakendust lekitasid service role võtmeid. Ja need service role võtmed on siis põhimõtteliselt nii-öelda võtmed kuningriiki nii-öelda siis või, et sul on põhimõtteliselt, kui sul on need võtmed käes on, siis sa saad põhimõtteliselt ükskõik mida teha ja inimesed siis kasutasid neid võtmeid ja panid need konkreetselt endal koodi sisse, et tänaseks on Lavapõli natukene enda poolt vähemalt neid võtmeid kaitseb, aga inimesed, kes on nagu vibe-koodinud mingitel muudel platvormidel ja nii edasi, et siis need võtmed on olnud endiselt ripakil.
ja kusjuures, kui me räägime nagu haavatavast tarkvarast ja nendest pakkidest ja nagu nendest konkreetsetest rünnakutest, siis Verizon teeb iga aasta nagu enda sellist nagu industry reporti ja esimest korda 19 aasta jooksul on nüüd tarkvara nii-öelda haavatavused muutunud number 1 siis alguspunktiks nii-öelda küberrünnakutel. Et varasemalt on alati see olnud mingi kliendi mingid paroolid või siis mingid võtmed ja nii edasi, et need tarkvara haavatavuste arv on siis nagu ka nagu niivõrd palju tõusnud. Ja siis tänane reaalsus ongi see, et organisatsioonid enam-vähem võivad arvata, et neil on kõik kontrolli all oma rakenduste üle, sest ametlikud süsteemid on nii-öelda kontrollitud, aga vibe-koodimine põhimõtteliselt on selline nii-öelda mitteametlik, võib-olla töötajatel sisemiselt on üldsegi mingid enda vibe-koodimise platvormid, kes kasutab Lavaballi, kes kasutab Base44 ja nagu suhteliselt nagu hall ala. Ja siis tulemus on see, et töötajad sisemiselt automatiseerivad mingit väikest ülesannet, tundub leebe asi on ja, et teevad mingeid raporteid ja siis AI loob selle valmis lõpuks koos mingisuguse andmebaasiga ja siis töötajad panevad sinna enda päris andmeid, tõmbavad CRM-ist sisse võib-olla mingit kliendi infot, et müügitööd lihtsustada on ja, või siis HR-ist nii-öelda personali andmeid, finantsandmeid edasi ja siis rakendus pannakse ajutiselt laivi ja siis keegi ei tea sellest nagu sisemiselt nagu väga midagi. Ja siis kõik võimalused autoriseerimised ja õigused ja row-level security, mis on siis selle subabase'i sees nii edasi, et need jäävad nagu üldjuhul kontrollimata. Ja lõpuks tulemus on siis see, et ettevõttel on põhimõtteliselt internetis päris andmetega rakendus, millest siis nii-öelda sisemine IT või siis turvameeskonnad ei tea midagi. Ja siis seda nagu tänapäeval nüüd kutsutakse siis varjatud arendajateks. Inglise keeles siis shadow builders ja mille peale nagu hästi palju täna tähelepanu nagu ka läheb ja mille ümber ehitatakse palju tooteid, ongi siis see pool, kus ettevõtte töötajad tahavadki ehitada sisemiselt väga palju tööriistu, et automatiseerida tööd ja enda ülesandeid ja tegelikult ettevõtete juhid ise tahavad ka, et töötajad kasutaksid neid ja AI-d, et liikuda kiiresti, et mitte jääda konkurentsist maha ja nii edasi, aga tegelikult lõpuks nagu sisemine rakenduste inventaar ja vastutus ei ole absoluutselt selge, keegi ei tea, kus mis on ja ühendataksegi siis ettevõtte ja kliendi andmete ja protsessidega. Et siin on ka palju näiteid nagu selle kohta, et äkki oli, kui Axios tegi enda äkki selle raporti, siis nad avastasid sealt mingisuguseid konkreetselt tervisefirma mingi kliiniliste uuringute tööriista, kus sisemised töötajad siis nagu lihtsalt ehitasid endale mingisuguse paneeli, kus siis nagu nad nägid, kuidas kliinilisi uuringuid läbi viidi ja nii edasi. Ja siis see tehti ka nii-öelda kogemata avalikuks ja igasuguseid pangandus, finantsinfot ja isegi patsiendi vestluse kokkuvõtteid on tulnud nagu sellistest nagu sisemistest vibe-kooditud rakendustest välja. Ja ettevõtte töötajad siis kasutavadki erinevaid ja siis tegelikult need ei lähe nagu lõpuks nagu protsessidega kokku. Ja hästi populaarne on täna startupide seas. Ma näen iga 3 päeva tagant LinkedInis postitust, kus mingi startup tegi enda CRM-i, et kus nemad nüüd enam ei kasuta HubSpoti ja igasuguseid neid Salesforce ja neid tuntuid CRM-e, vaid nad siis vibe-koodisid endale ise. Mis tähendab, et nad panevad ju kõik kliendi andmed nagu sinna sisse. Et see on nagu üks väga konkreetne selline koht, kus tekib ka neid riske. Ja väga palju, ja neid raporteid tuleb nagu kogu aeg välja, et see arv neid sisemisi ettevõtete sees olevaid rakendusi, mis nii-öelda kogemata muutuvad avalikuks, et neid tekib järjest rohkem. Ja miks ma tahtsin seda CVE poolt välja tuua, on see, et see CVE on tegelikult siis nii-öelda tagasi lükatud või vaidlustatud. Ja see põhjus on nagu selles, et ütleme, kõik kasutajad, kes kasutavad neid Lovable ja neid platvorme, tegelikult nad tunnetavad tunnetuslikult, et see on nagu justkui nagu mingisuguse SaaS-platvormi kasutamine. Ehk siis ma ei tea, login sisse kuskile, teen kasutaja mingisugusesse tootesse, siis ma kasutan seda toodet, sest et see toode lihtsalt siis teeb midagi. Ja nemad tunnevad, et see on nagu justkui selle toote nii-öelda funktsionaalsus, et ta seal genereerib mulle mingisuguse rakenduse ja platvorm ju vastutab, sest nad ju ise ütlevad, et nemad on secure by design ja neil on kõik nagu see security seal olemas, et ju siis see platvorm ju lõpuks ikkagi
ju peab vastutama, sest mina vajutan lihtsalt seal seda publish nuppu. Ma natuke nagu võrdlen seda, ma tea, kes teab nagu platvormi nagu Wix näiteks, millega saab nagu veebilehti teha. Et Wixi puhul on ju ka sa mõtled nagu, et tavaline kasutaja mõtleb, et ma teen Wixiga veebilehed, Wix ju ikka on see, kes hoiab seda nagu turvalisena. Et tegelikult, mida me näeme, on nagu see, et nende samade Lovable ja nende rakenduste puhul on sama teema, et tegelikult see kasutaja arvab, et nagu see platvorm ise nagu siis kaitseb teda. Ja siis samal ajal platvorm ise käsitleb seda väljendit nagu kasutaja loodud rakendust. Mis ta tegelikult nagu ongi, on ju. Aga nende poolt on siis nagu täielikult, et kasutaja vastutab. Ja samal ajal, kui Lovable reklaamib ennast kui secure by design, siis nad tegelikult selle turvahaavatavuse, mis oli konkreetselt nende platvormiga selles mõttes seotud, et kõik rakendused, mis nemad genereerisid, kõigil oli alati see sama haavatavus, siis nemad vaidlustasid selle turvahaavatavuse, ütlesid, et aga see oli tehtud kasutajate poolt. Kuigi see oli nagu otseselt seotud siis nii-öelda siis selle, nad parandasid selle ära ja siis nagu seda juhtunud enam, on ju. Et siin on nagu mitte tehnilisele sellisele vibe-koodile on tegelikult väga raske hinnata, et kus kohas siis tema see nagu vastutus algab ja kus kohas see vastutus lõpeb. Ja kui palju on kuulnud, Euroopa Liidus nüüd tuleb selline regulatsioon nagu Cyber Resilience Act, mis nii-öelda vastu võeti. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on tõlgituna üldse. Okei, et seal on nagu väga palju räägitakse siis veebimajutajate ja vahel nagu sellest, et kus seal siis, et kui me räägime nagu digitaalsest tootest, et kas see, et sa lähed siis sinna Lovable'i rakendusse ja sa saad sealt välja selle veebilehe, on ju, kas see on digitaalne toode, mille sa nii-öelda sa neilt ostsid või et kust kohast nagu, või siis, et kas kõik need kasutajad, kes seal Lovable'iga teevad enda mingi rakenduse ja näiteks müüvad seal mingist asja, et siis kas nende see toode muutub selleks digitaalseks tooteks, et seal on nagu, et see väga palju küsimusi on nagu selles suhtes õhus, kus on vastutuses nagu suhteliselt suured käärid. Jah, võib-olla mõned soovitused nagu, et vibe-koodijatele võib-olla esialgu, et kes nagu ise endale mingisuguseid rakendusi teevad, et klassikalised, et ära ise ehita autentimist ja ära ise ürita mingit krüptot teha, alati kontrolli autoriseerimisi ja rolle ja siis seda row-level security't, mis on nagu Lovable ja nende puhul konkreetselt. Ja kui rakendus ei pea olema avalik, siis veendu, et see päriselt ka ei ole avalik. Et see on nagu üks koht, kus tihtipeale nagu eksitakse. Ja tasub lugeda, sõltub nagu erinevatest nendest platvormidest, et mida see kasutab, et mida nemad arvavad kui avalik. Et see on nagu näha olnud, et siis seal on ka nagu erinevad arusaamad, mida mõned platvormid arvavad, et on avalik ja mis ei ole. Ja kindlasti ole väga hoolikas API võtmetega, ära pane neid promptidesse, vaata, et nad ei satuks GitHubi avalikesse repodesse ja siis ära usalda pimesi AI poolt igast paigaldatud tarkvara ja neid tarkvarapakette. Et seal on nagu väga tavaline see, et AI nagu mõtleb välja mingeid nimesi ja püüa nagu hoida nagu neid pakettide hulka üldse nagu minimaalsena, mida vähem neid on, seda parem. Ja siis tasub monitoorida siis nende pakettidega seotud haavatavusi näiteks CVE-listidest. Ja vähemalt kasuta platvormidesse sisse ehitatud turvalahendusi. Et Lovable'il on täna mingi 2 või 3 turvaliidest, millega on võimalik ühendada ja siis ka skännida nagu seda enda koodi üle. Ja tegelikult on ka siis igasuguseid tasuta lahendusi, näiteks Cloud Security Guidance on üks, mis hiljuti nagu tuli välja. Ja juhtide poolt, et kes on nagu siis, ütleme, juhivad mingit organisatsiooni ja kelle inimesed siis vibe koodivad, et hästi oluline on luua nagu rakenduste register, et sul oleks tegelikult ülevaade üldse, mida ehitatakse ja et igal rakendusel on selge omanik ja ülevaade, et mis andmeid sinna nagu sisse pannakse ja nii edasi. Ja tuleb luua ettevõtte ja üleüldse organisatsiooni ülene protsess, et kuidas neid rakendusi hallatakse ja kasutatakse. Et kui seal on omanik ja kui seal on mingid andmed sees, et kuidas nagu siis üldse nagu neid uuendatakse ja kes nendele saab ligipääsu, milliseid vibe-koodimisplatvorme võib ettevõtte sees kasutada ehitamiseks ja nii edasi. Ja et platvormid ei oleks nagu nende vibe-koodija või siis selle töötaja enda omad, et see oleks siis ka nagu, et ettevõttel oleks kontroll ja nagu nende üle. Ja ettevõtte kliendi andmete lisamine nagu rakendustesse peaks olema reaalselt lubatud ainult mingil väga tungival vajadusel ja ainult peale tehnilist auditit siis nagu sellele vibe-kooditud rakendusele. Ja üldiselt, kui võimalik, siis üldse mitte nagu lisada.
Ja siis jah, seadistada ettevõtte kontrolli all olev siis vibe-koodimisplatvorm, valida tegelikult hea kui üks välja ja siis, et protsessid, mida sinna ümber ehitatakse, kuidas ettevõtte sees on siis vibe-koodimine lubatud, et see võiks siis nii-öelda kattuda nende kas platvormide vahel või siis ühe platvormi peal, et kõik oleks samas kohas. Ja võib-olla jah, enne kui üldse vibe-koodida, siis turvaline vibe-koodimine võib-olla algabki hoopis sellest nähtavusest, et kas me üldse teame, kes kuidas ja mida ehitab ja miks. Aitäh. Aitäh. Kuna me enne lõunat ei esitanud küsimust, siis ma sulle küsin kindlasti 2 küsimust. Okay. Need lihtne vastata. Number 1, kui palju sa näed Eestis vibe-koodimine üldse populaarsust on kogunud, kui palju teda kasutatakse? Ja number 2, et kas sa oled näinud ka arendusi, kus sa ütled kõrvalt, et siin ei oleks tohtinud küll kindlasti vibe-koodimist kasutada? Just see sama põhjused, mis sa välja tõid. Jaa, väga palju kasutatakse. Et häkatonidelt sa juba näed, kui palju on inimesi, kes on juba kasutanud ja kes kasutavad. Kusjuures Lovable eile just tegi avalikuks enda statistika kasutajatest, kus nad ütlesid, et 80% kõikidest, nad on siis aasta ajaga genereerinud 50 miljonit rakendust ja 80% nendest on siis ehitatud täiesti mitte tehnilise kasutaja poolt. Ja 60% nendest omakorda siis on öelnud, et neil on plaan nende rakendustega raha teenida. Ehk siis, et me saame mõelda, et need on kindlasti mõeldud avalikuks kasutamiseks ja nii edasi, et ma olen päris palju näinud seda, kus on hea mõte tuua võib-olla, ma ei tea, ma olen mingi hambaarsti, kellel on mingi hambaarsti praktised, kus on me võiksime ehitada üks asja, kus me paneme, et mingid hambakaarti saab tulla vaatama ja teeme selle Lovable'is, et siis ma olen kohe öelnud, et see vist ei ole hea mõte. Okay. Aitäh. Kas saalist on küsimusi? Ja käsi püsti, mikrofon on juba teel. Tere ja aitäh huvitava ettekandest. Mul on selle eelmise slaidi peal kohe, kui sinna on võimalik tagasi hüpata, see soovitusjuhile 3. punkt, et ettevõtte kliendi andmete lisamine sellistesse rakendustesse lubatud ainult tungival vajadusel ja peale tehnilist audistit. Et mul on natuke see mure selle soovituse praktilise realiseeritavusega, et esiteks, et mis mõte üldse on teha mingit rakendust, kui sinna andmeid sisse panna ei saa, et päris vähe on selliseid puhtaid kalkulaatori rakendusi, mida suudaks minu piiratud ette kujutada, millest üldse kasu võiks olla ettevõttes, et kui juba midagi teha, siis midagi sellist andmetöötlus, eks ole, see on see, mida arvutid teevad. Ja et kui nüüd võtta see tehniline audit, et siis kas see ei nulli ära seda vibe-koodimise kasu, et miks inimesed vibe-koodivad? Sellepärast, et IT-arendus võtab liiga kaua aega, ärikasutajad ei jõua oodata selle järel, kuni seda tehakse. Mul ei ole mingit põhjust uskuda, et see audit väga palju kiiremini läheks. Me näeme ise sisemiselt ka mingi rakendusi, mida ehitatakse, et tihtipeale tegelikult kasutatakse, näiteks ehitatakse ettevõtte mingeid supporti lahendusi, kus siis tuuakse, ma ei tea, enim küsitud mingid toote küsimused või siis tekitatakse partnerite selliseid platvorme, kus partner saab tulla, või ütleme ettevõtte ärispetsiifilised asjad näiteks, et klient saab tulla sul sinna platvormi peale, siis ta saab küsida sealt ise sul mingeid ettevõttes olevaid dokumente, mis ei ole otseselt seotud, ütleme, kliendi andmetega, aga et mis on seotud mingisuguse informatsiooni võib-olla lihtsamini kätte saamisega, et selliseid rakendusi on hästi palju, mida ehitatakse ettevõtte mingite protsesside juhtimiseks, kus ei ole otseselt sees mingit siis ütleme kliendi või siis töötajate andmeid ja nii edasi, aga et seal on ikkagi väärtus sellel poolel, et mingisuguseid protsesse siis kiirendada või siis lihtsalt lihtsamaks teha. Aga jah, selles suhtes sul on õigus, et kõik tegelikult tahavad panna neid andmeid sinna. Ja see ongi tegelikult üks see suur probleem, millest mis hoiavad ka mis häkkereid üleval hoiavad, et nad teavad, et neid pannakse sinna ja sellel põhjusel nad ka neid otsivad. Et lihtsalt ilma nende audititeta, et kui need auditid ei tee, siis me neid probleeme, mis sellest tekkinud on meil lahendada väga hästi muud moodi ei ole võimalik, kui see, et ütleme, ma ei räägi siin auditist sellest, et sa pead kuskilt välise mingisuguse pentesting või siis küberturbe ettevõtte võtma, kes sul siis auditeerib selle koodi ära, vaid et see mõte on selles, et need töötajad, kes vibe-koodivad kokku neid sisemisi mingisuguseid väikseid tööristakesi,
nad on täiesti mittetehnilised üldjuhul. Ehk siis tuua siis tehniline pool näiteks kas või enda ettevõtte seest olevad arendajad, kes siis nii-öelda lihtsalt käivad selle nagu vähemalt bare minimumi või nii-öelda selle üle. Et see on nagu rohkem selle soovituse mõte. Mitte 100% vaibida. Aitäh, me oleme ajas juba punased. Mina tegin järeldused, et küberturbeeksperte on tulevikus väga palju juurde vaja. Kindlasti, jah. Et kõik need arendajad, kes nüüd jäävad töötu, peaksid ümber profileerima siis küberi valdkonda. Aitäh sulle! Aitäh sulle!